Maaelujutud. Tere vaatajad ja kuulajad. Täna jälle maaelujutud. Ja seekord on meil külas Rivo Noorkõiv, keda me tunneme kui maaelu uurijat. Aga täna uuriks natukene sinu tausta ka, et kuidas sinust sai maaelu uurija? Kõigepealt ma küsin, mis sind maaga seob, kust sa pärit oled, kus su juured on? Ma arvan, et juured on maal. Et minu vanaisa oli metsavaht. Et ma arvan, et isast oleks saanud ka metsavaht ja võib-olla äkki minust ka, aga seda me ei tea, et meie pere sattus ikkagi selle teise maailmasõja keerisesse ja Siberisse saatmised ja need, eks ole, jätsid sellele jälje. Nii et minu lapsepõlv, kõik suved, mina mäletan karjas käimisi ja muid asju, olid siis Harglas, Valgamaal ja Mõnistes sealkandis, kus meie juurikad olid. Et selles mõttes on siis sellised kogemused sealt, mis tähendab loodus. Ja isa oli hästi selline vahva sel, kes tahtis kogu aeg kuskil metsas käia ja me käisime hästi palju ringi. Ja hiljem, eks ole, tagantjärgi nüüd ma mõtlen, et kui ma läksin ülikooli, siis mul oli mõningad valikud ja üks nendest valikutest oli see, et ma arvasin, et maastiku arhitektuur võiks olla äge asi. Ja see mõte oli, et äkki siis geograafias saaks sealt midagi. Nii et ma olen siis lõpetanud ülikooli geograafia, mis tähendab seda, et loodus ikka, kuigi ma õppisin majandusgeograafiat ja hiljem siis nagu nimetati seda inimgeograafiaks. Nii et siit siis ütleks niimoodi, et jah, juured on sealt ja mul on hea meel selle üle, et peale mitmeid eksirännakuid olen ma siis linna lähedasse maale sattunud tagasi, et väike peenrakene ja muidki asju. Ja täna elad sa siis ja sinu juured on täna? Harjumaal. Harjumaal, jah, et see on kahju, et Valgamaal on ainult veel mõned sugulased jäänud, aga mitte palju. Nii et elu on teinud sellist korrektiivi, aga kui ma sealt mööda sõidan, on alati hea tunne. Nii et kui tohib küsida sinu õpiaastad, mis ajastusse langevad? Kui sa ülikooli aega, mis ma pean hästi oluliseks, oli siis 74 kuni 1979. Aga Eesti oli ikkagi oma koolitustasemelt ju ikkagi suhteliselt, ma tean oma vanemate järgi ka ikkagi suhteliselt ärksameelne ja ei lastud ennast punastest ainetest nagu segada, et mis sa sealt olulist kaasa juba korjasid? No vaata, geograafia on nagu selles mõttes, et meil oli ju maailma geograafia ja meil olid õppejõud, kes ei olnud kunagi välismaal käinud. Et selles mõttes oli see, et loeti, kuidas Hiinas asju aetakse, kuidas Jaapanis, aga keegi käinud ei olnud. Aga mis oli ilmselt hästi oluline kogu sellele seltskonnale oli ikkagi see, et neid punaste ainetega nagu väga ei tegeletud, vaid see oli loodus. Jaan Eilarti loenguid ma mäletan raamatud, mida ta rääkis, Hääletu kevad, eks ole. Need olid täiesti uued asjad, mida mujal ei räägitud, aga geograafia oli see imelik asi, eks ole, siuke teevad seal midagi ja bioloogid olid ka. Nii et selles mõttes oli see looduse õpetus, ma arvan, oli seal ikka päris hea. Mis sind, kas kohe oli ka maaelu probleemid, need, mis sind köitsid või kuidas olid siis sinu järgmised sammud peale ülikooli õpinguid? Peale ülikooli, ülikoolis oli selline üks võimalus, oli juba mingi vist sulakas tulema ka vahepeal. Et anti võimalus, et kas keegi tahaks minna poole õppima. Mina arvasin, et mina tahaks minna. Aga siis selgus, et ei ole mingit šanssi tänu, ütleme siis, hõimlaste sellise perekonna lugudele, et välismaale minna. Aga selle tulemusena juhtus huvitav asi, et ühe teise kursuse sõbraga me saime siis eriprogrammi ja selle sisu oli siis looduse ja filosoofia suhted. Ja me käisime siis eraldi tegemas eksameid Ajalooinstituudis.
ja mõte oli siis see, et me läheme Ajaloo Instituuti tööle, mis oli minu jaoks ikka hästi huvitav seltskond, see oli Lembit Valt ja Ülo Kaevats ja sellised, kes siis meid õpetasid ja võtsid vastu eksameid. Aga nii nagu Vene ajal ikka mõni asi juhtub, unustati palgafond tellimata. Ja mina lõpetasin vabadiplomiga, nii et vedelesin siis seal Tallinnas, et mis siis teha, kõik olid tööle läinud, aga mul nagu töökohta ei olnud. Ja siis ma läksin Tallinna pedagoogilise instituuti. Pedagoogika, psühholoogika teerisse, nii et see oli ka huvitav aeg. Mis sa tegid seal? No mis ma tegin? No kõigepealt ütleme nii, et enne 10 ma enam tööle ei tulnud. Lugesin ajalehti, aga siis oli see aeg, et kas sa võtad 1 lehe või 5 lehte, kõik ühte moodi. Aga mis ma hakkasin tegema? Me hakkasime tegema selliseid inimese ja keskkonnataju uuringuid. Mati Heidmets ja Toomas Niit ja Jüri Kruusvall ja see oli siis oli selline rakukene tekkinud pedasse, mis oli Ülo Vooglaiu labori laiali ajamisest. Siis oli kolinud Tallinnasse osalised need inimesed ja siis me hakkasime seal tegema erinevaid selliseid töid ja võib-olla oli selles mõttes huvitav, et osa ettevõtted olid nõus sellest maksma. Ja näiteks Mati Heidmets tegi seal sellist asja, et nad tegid Moskvasse tööd, et kuidas ruumi käitumist peaks siis planeerima, ehk siis korter. Ja ma arvan, et me ise tookord naarsime, et mul on meeles, et Mati sai siis oma töödega üleliidulisse elamuehituse programmi, et WC suurendati 0,5 ruutmeetri võrra. Et siis kui majasid planeeriti, siis võt selline edu oli, minu meelest oli selline huvitav fakt. Kui sa meenutad ja sa mainisid seda, et paljud õppejõud ei olnud ju käinud üldse välismaal ja tõepoolest maailm oli suhteliselt kinnine ja kui ka mõni oli välismaal käinud, siis võib-olla oli ta ükskord seal käinud ja nii edasi. Ma küsiks võib-olla, et kas need tookord uurimis nagu meetodid ja teemad, et kas nad kuidagi olid nagu maha jäänud või vastupidi, olite ikkagi päris korralikult ree peal ja võib nimetada, et teie metoodikad, seal uurimismetoodikad ja need olid ikkagi kaasaegsed. Kuidas sa seda vaataksid? No ütleme niimoodi, et nii palju kui sai siis väliskirjandust lugeda ja seda me tegime, et meil olid seal mõned inimesed, kes kuskilt said mingid raamatuid. Ma ei tea, kuidas nad sa said, aga need liikusid. Ja ütleme nii, et tol hetkel oli hästi palju Ungaris, me nagu tahtsime aru saada, et no ka sotsialismus, eks ole, ega meil ju sellist suurt illusioon ei ole, et me oleme kohe vabad, aga Ungari tundus olevat huvitav ja siis me vaatasime, kuidas see tööturg toimib ja seal oli Kornai oli üks siuke professor ja siis me hakkasime Eestis neid meetodeid rakendama, näiteks kuidas tööjõu konkurents käib ja ma mäletan, et ma käisin Moskvas esinemas ühel konverentsil ja rääkisin tööjõu konkurentsist. Ja see oli siuke päris huvitav, nii ma sain hästi palju vastukaja. Aga ütleme nii, et see mõte, kuidas mina rääkisin, oli tegelikult pärit sellest Ungarist loetud teoreetilistest asjadest. Aga seda tookord niimoodi räägitud ja siis me tegime Eestis selliseid osavõtuga vaatlusi. No näiteks, et Marat tahtis teada, milline on tema konkurentsipositsioon tööjõuturul. Ja siis meil olid tudengid ju, pedagoogilise instituudis ikka tudengid. Ja siis me niimoodi võtsime ka tudengeid ja siis me käisime mööda linna ja küsisime inimeste käest, aga meil olid siis legendid, üks oli tulnud sõjaväest, tulin sõjaväest, ei tea, kus võiks head tööd. Keegi oli siis niimoodi mingis teises rollis ja siis me panime selle pildi nagu kokku, et kuidas siis need ettevõtted positsioneerivad, sest vaata tookord oli ju see, et tööjõud ei olnud. Ja selle töö tulemusena me saime siis ehituskomiteelt ühe sellise tellimuse, kuidas töötab migratsioonipump Eesti jaoks. Ja see oli huvitav, et me saime siis vaadata neid ehitusettevõtteid, kes Eestisse tõid tööjõudu Venemaalt. Ja ütleme niimoodi, et
umbes 2 aastaga need inimesed, kes siis toodi siia tööle ehitusse, said reeglina 2-toalise korteri. Eestlased seda ei saanud, aga nende firmade kaudu, siis ettevõtte kaudu said, mis tol ajal oli Nõukogude Eesti preemia. Ja nüüd kujuta ette, et tuled Eestisse, hakkad tööle ehitusel ja 2 aasta pärast saad Nõukogude Eesti preemia. Jah, olid sellised ajad, aga siit tuleb nüüd jälle üks huvitav küsimus või mõte, et kui need andmed olid olemas, sest ütleme fosforiidisõda, mis oli ju vahetult seotud, eks ole, eelnes Eesti iseseisvumisperioodile ja nendele, et siis ju ka toodi välja, mäletan, et juba nii-öelda teadlased, uurijad tõid välja argumendi, et see on pigem migratsioonipump. Just. Oli 2 asja, eks ole. Üks asi, mida pidi väga delikaatselt tooma välja, teine oli muidugi see, et et kaevud jäävad kuivaks ja maa-alune hakkab põlema ja nii edasi. Kas sinna ka läks, ütleme, teie uuringu andmed või kust selliseid teemasid veel uuriti? Et ma ei taha väga pikalt siin jälda pidama, aga selline mõte käis läbi. Mäletad? Sa oled õigel teel. Tegelikult meie Kalev Katusega arutasime need numbrid välja. Ja kui sa vaatad Vikerkaart, mis on Edgar Savisaare lugusid seal, siis on need kõik meie andmed, mis puudutas tööjõu sisse toomist, et need on meie arvutused. Et Edgar Savisaar oli siis plaanikomitee esimees ja tema oli tegelikult see, kes tahtis neid andmeid saada ja me siis Kalev oli just Moskvast tulnud tagasi, Kalev Katus, ma arvan, Eesti parimaid üldse demograafe kogu ajaloos. Ja siis me saime ühe arvuti kuskilt, mingi Saksamaa arvuti ja siis meil oli juba esimesed prognoosid olid sellised arvutil väljatrükid ja need olid päris vahvad, aga jah, et selle fosforiidisõjas need, mis puudutavad tööjõuga seotud küsimusi, need on meie tehtud. Sest selle aja peale oli ikkagi Eesti juba väga kriitilises seisus rahva demograafilisest olukorrast. Jah, ütleme niimoodi, et kui sa vaatad migratsiooni, mis siia tuli, siis see oli, et Eestis oli välissündinud kuskil 24%. Ma ei räägi, eks ole, siis keele kadumisest ja kogu sellest survest, eks ole, aga jah, nii oli, et ka see ülekaal, eks ole, eestlaste ja mitte-eestlaste ülekaal ühiskonnas hakkas ju kalduma, eks ole, eriti Tallinnas ju täiesti kriitiliseks. Nii et sealt tulid ju terve rida mõtteid, mis siis juba oli see pleenum, eks ole, Loominguste liitude pleenum, kus siis sellest räägiti ju väga tõsiselt. Ja mis aastal, kas see oli nüüd 1988 oli see pleenum või oli 87? Midagi seal. Midagi seal oli, et ei ole nii, aga lihtsalt, et raamistada. Siis oli juba 40 kiri oli ilmunud, eks ole, ja see oli juba tulnud, nii et need olid nagu selles mõttes nagu huvitavad ajad ja kui nüüd tulla tänapäeva, siis see rahvastik on mind huvitanud. Ja kui me nüüd täna mõtleme seda, et me oleme jõudnud seisu, kus Eesti sündimuskordaja on 1,18, ajaloos ei ole nii väikest sündimuskordajad olnud. Nüüd need, kes ütlevad seda, et mis tähendus selle on, küll läheb üle, siis te peate aru saama, et järgmine põlvkond, eks ole, on kuskil sellest ainult 60%. Nii et kui see aasta tuleb 9000 inimest täis, on hästi. Ja nüüd te panete 1989 näiteks oli siis peaaegu 25 000 sündi aastas, aga te peate aru saama see sündimuskordaja, mis tähendab siis seda, et mitu last on fertiilses eas naisel, oli siis kuskil 1,9. Täna me räägime 1,18, nii et ma olen selles mõttes, et kui Eesti riigis midagi peaks korda tegema, siis see on teema, sest selle tagajärg on, et kui me vaatame nüüd viimaseid meie prognoose, meil on 78 nüüd peale valimisi tuleb omavalitsusi, aga ütleme on 79 täna, siis 41 nendes meie prognoosi järgi järgmise 25 aasta jooksul väheneb kuskil % aastas elanike arv, neist 41-9 50%.
ehk kuidas kogu see omavalitsuste süsteem hakkab toimima, kui meil enam ei ole maksumaksjaid. Ehk siit tuleb minu meelest avada üks teema, mis puudutab seda, et kui palju me oma heaolu, kui me tahame oma heaolu säilitada, siis ilmselt, eks ole, tuleb rääkida uuesti migratsioonist, millest me alustasime. Jah, paraku tuleb nendest rääkida, aga ma nüüd lähen tagasi selle juurde ikkagi, kuidas sinust sai maaelu uurija, et mis etapid sinna nüüd veel vahele jäid ja et me jõuaksime ka nende teemadeni, et siin võib-olla jah, et kes on noorem kuulaja, et see vabanemise tuuled tulid 85-ndast, kui sai võimule Nõukogude Liidus Mihhail Gorbatšov, kes alustas oma siis seda sellist glasnostistit ja natukene suunapöördamist, natukene läks aega ja Eesti hakkas ka siis oma suundasid pöörama. Ja oli ju üks suur lipulaev ja kõik need fosforiidisõjad, mis jäid siia 80-ndate lõppu ja need raulvad revolutsioonid. Aga tulemegi sinna ülemineku aegade juurde veel edasi, et millal see maaelu tuli fookusesse ja ka sinu ellu, et mis sinna vahele veel jäid? Sinna vahele või õigemini mitte vahele, aga mis tuli peale see, et meil olid külanõukogud. Kuidas teha külanõukogust tagasi linnad ja vallad. Kas see oli juba, kas see jäi veel sinna Nõukogude Liidu lõppu või see väga ikkagi... 80-ndate lõppu, aga juba siis oli juba hakkas tulema, teate, et aga mis on omavalitsus, eks ole, sest külanõukogu ei olnud ju, külanõukogu oli lihtsalt riigi käepikendus. Ja siis oli ime. Nii et mul on hea meel ühe sellise huvitava asja üle. Et kui ma täna räägin, et ma olen väga kurb, et meie regionaalpoliitika ei toimi, ma ei saa öelda, et teda ei ole, aga ta ei toimi, siis IME programmis on eraldi peatükk, mille nimi on regionaalareng. Et see on nagu selles mõttes huvitav. Ja see kasvas välja sellest, et me hakkasime vaatama, et kuidas siis Eestis need erinevad paikkonnad toimetavad. Ja tegime siis uuringuid. Näiteks Saaremaal oli mõtted, mis on, eks ole, see esmane sotsiaalmajanduslik koosluse kant. Ja kahjuks see käsikiri läks kaduma, aga ma arvan, see oleks olnud ülihuvitav. Et mõte oli siis selles, et meil olid kaardid, nagu nad Vene ajal olid, ja andsime inimesele kaardi ja nad pidid joonistama kaardi peale meie ja nemad. Ja seda joonistati imehästi. Meie ja nemad. Ja mõte oli siis see, et prooviks ühiskonda üles ehitada meie kaudu. Ehk on need kogukonnad ja need kogukonnad toimetavad ja kuidagi sealt hakata uuesti ühiskonda tagasi ehitama. Tahtsin täpsustada, et missugune kooslus seda tegi, et kuhu sa kuulusid, missugune, kas seal samas... Ikkagi pedagoogilise instituudi töögrupp, seal oli meil väga värvikaid tegelasi, Hardo Aasma näiteks. Teema oli üks meie ideoloogia seal tookord, nii et ta ajas igast huvitavad asju välja, nii et tema oli mees iga koha peale. Aga seal olid veel siis terve rida, Jaak Tamm näiteks, kes oli hiljem, eks ole, minister ja veel Koonderakonna juht ja kahjuks meie hulgast ka lahkunud. Nii et see seltskond oli tegelikult päris kire, nüüd meil oli oma töögrupp seal ja Aadu Keskpaik, kes on ka ilmselt paljudele võib-olla tuttav, eks ole, oli selles seltskonnas. Nii et seda peatükki oli siis nagu see kese oli siis siin Tallinna pedagoogilise juures, aga millal Mainor tekkis ja kuidas tema siis Mainor oli perestroika tulemus, eks? Perestroika tulemus läbi selle, et Edgar Savisaar arvas, et tuleb siis teha rahvarinne ja kuhu seda nagu siis paigutada ja Ülo Pärnits oli siis selle organisatsiooni juht tookord ja seda nimetati kergetööstuse ministeeriumi juhtimissüsteemide konstrueerimise, projekteerimise ja oli seal veel mõned sõnad. Ja siis sellest kasvab välja Mainor. Nii et Edgar Savisaar läks sinna siis teadusjuhiks ja seal oli Jaak Leiman, kes oli hiljem majandusminister, nii et see oli väga äge seltskond ja seal siis hakati tegema seda imet.
imeprogrammi, nii et mul on olnud au siis nende inimestega imeprogrammi teha ja nagu ma ütlesin, et regionaalpoliitika peatükk on kirjutatud minu ja Aadu Keskpaiga poolt. Aga ise sa Mainoris ei töötanud? Läksin sinna tööle. Aha. Aga üsna lühikest aega. Aga sinu, ütleme sellised olulisemad töökohad jällegi, mis viivad sind selle maaelu uurimisega järjest edasi, et kui sa kaardistaksid seda nii-öelda linnulennul? Jaa, see on päris huvitav, kui ma ei ole niimoodi mõelnud, nagu sa küsid, eks ole, aga siis tuli hetke, kui tõepoolest tuligi teha külanõukogudest linnad või vallad. Ja Arnold Rüütel oli, Arnold Rüütli komisjon oli, Kadriorus käisime koos Arnold Rüütli komisjonis ja meie ülesanne oli see, et välja mõelda, kuidas see võiks toimuda. Seal oli Raivo Vare ja veel selliseid inimesi. Ja siis, kuna me olime tegelenud sellise ettevaatamisega, siis sotsiaalmajanduslikku arengut ja siis mõtlesime, et suurepärane mõte oleks see, et enne ei saa linnaks ja vallaks, kui sa teed oma linna ja valla arengukava. Ja siis me olime selles komisjonis ja siis tehti neid arengukavasid. Meie ise väga ei teinud, ühel hetkel vaatasime siis neid üle. Ja see oli selles mõttes hästi huvitav, seal tudengid said tööd hästi palju ja keegi oli siis teinud ka sellise ütleme niimoodi nagu template'i või sellise sablooni, nagu öeldakse. Ja mõned arengukavad olid sellised, kus oli ainult nimed muudetud, aga tekstid olid kõik samad ja need me siis saatsime tagasi, et kes neid koha peal tegi neid arengukavasid ja kas ta nimi oligi kohe arengukava siis juba siis kasutati seda nime? Väga erinevalt, et me hindasime või ka mina hindasin, eks ole, hästi neid ja kui palju neid tuli, vabandust? Kõik pidi tegema. Ei, aga mis on kõik, mis numbrite? 200, ma räägin sellest numbrist umbes 234. Okay. Et see oli see number. Aga kõik ja see oli nüüd maapiirkondade teema? Või kõik omavalitsused, kes tahtsid saada. Ja kui sa tahtsid saada Tallinna linnaks, siis sa pidid niimoodi, enne kui Arnold Rüütel andis sulle paberi, tuli niimoodi esitada arengukava. Ja mina ise hindasin hästi kõvasti neid omavalitsusi või ütleme, kes siis olid seal kohalike initsiatiivgrupp, kes ise tegid. Ta võis olla natukene kehvem, aga ta oli ise tehtud. Aga kuidas see kohalik initsiatiivgrupp tekkis? Kas mingi külanõukogu pani selle kokku või oli siis juba alge, et selline altpoolt tulev algatus, millest me oleme tavaliselt rääkinud kui siin liidriga seoses, et eks ole, et kuskil siin nullindatel 2000, eks ole, uuel sajandil räägime partnerlusest, et kes seal siis või oli ta ikkagi nagu keskselt? Ütleme niimoodi, et tehti seadus, eks ole, mis siis kohustas, eks ole, seda asja tegema. Ma pean silmas siis üleminekut külanõukogust siis omavalitsuseks. Ja seal oli siis see kirjas ja ütleme niimoodi, et kohalikud inimesed, kes said aru, et tuleb muutustega kaasa minna ja olid ise initsiatiivikad ja nende põhjal see grupp sinna tekkis. Et need olid siis, ütleme, et tulevased vallajuhid, kes hakkasid sellega tegelema kohtadele. Ja ega palju teadmist ei olnud. Ja sealt on mul meeles, et siis hakkas tulema ka välismaalt sellist oskusteavet ja keegi oli kuskil käinud ja siis hakati arutama, et milline maaelu on. Ja tuli terve rida seadusandlikke akte, kas või see sama talude tagasisaamine ja kõik olid ju vaimustuses, et nüüd teeme talud tagasi. Siis ühel hetkel ikkagi selgus, et hiljem küll, kui entusiasm oli üle läinud, et 2-3 hektariga nagu ikka väga majanduslikult toime ei tule. Aga põhimõtteliselt see oli ikkagi alt üles, nii et Eestil läks minu meelest hästi, et oli veel inimesi tolle ajal. Neid ei olnud küll enam väga palju, kes mäletasid ajalugu. Ja see, et oli nagu viimane hetk nendel inimestel midagi teha, kes olid mäletanud 1920-1940. Kas ma mäletan õigesti, et püüti siis taastada neid vanu vallapiire, sest nõukogude see süsteem oli ju tegelikult ka piire nihutanud? Oli. See oli teemaks ja me joonistasin päris palju kaarte
Ja ütleme nii, et sealt on ka pärit haldusreformi alget, et kuidas nende külanõukogu piiridesse peaks suhtuma ja kui palju Eestis peaks olema omavalitsusi. Ja ka siis olid geograafid olid päris agarad tegijad. Nii et kui me vaatame nüüd viimast haldusreformi, siis geograafidele öeldi, et mitte ühtegi kaardi joonistada ei tohi. Selles mõttes, et igaüks otsustab ise, kuidas ta teeb, aga nüüd geograafide loogika on kogu aeg olnud üks, et on keskus ja tema tagamaa. Ja see on see toimepiirkond. Ja nüüd, kui me vaatame tänast haldusreformi tulemust, siis on ikka päris mitmeid kohti, kus me ütleme, et piir ei ole päris loogiline, et võib-olla oleks pidanud ka seal natukene kaardiga toetama, aga kuna Tarmo Looduse haldusreformi kava olid kaardid, siis kuidagi arvati, et kui me jälle uuesti seda samasse künnivakku lähme, et siis anname rohkem inimestele vabadusi, ise teevad. Ja mõnes kohas oli piirid kujunesid niimoodi, et ma tunnen naaber omavalitsuse juhti väga hästi ja teeme temaga kokku. Et mul on siiani mõnedest kohtadest väga kahju, et tehti piirid sellised, aga see oli lubatud ja nii ta läks. Aga kui kaua see kestis ja sinu, ütleme siis nii-öelda tööalase ja uurialase teekonna järgmised etapid? Järgmised etapid olid, geograaf on alati kaardi inimene ja siis me Tallinnas sööklas saime kokku Jüri Jaagomäega ja Jüri Jaagomägi oli Tartu Ülikooli õppejõud ja ta on täna tervitusi Jürile, kui ta kuuleb. Et mõte oli siis see, et aga teeks ühed Eesti kaardid tagasi ja siis me tegime sellise firma nagu Regio. Nii et ma olin siis Regio direktor ja me hakkasime tegema kaarte. Ma ütlen siinkohal, ja sa võid mind täiendada ka noorematele kuulejatele, vaatajatele, et nõukogude ajal olid kaardid suured saladused ja täpsed kaardid. Nii et olid mingid turismikaardid, mis olid hästi moonutatud, see kõik oli üli salajane, päris õiged kaardid olid nagu 10 luku ja riivi taga, nii et aga jah, kui sa tahad midagi juurde öelda selle salajuse su kohta, aga siit saab edasi minna. See täpselt nii oligi, täpselt nii oli, et aga jänunemine kaardi järgi oli suur. Ja mul on meeles, et me tegime ühe kaardi, see oli siis Eesti teede atlas. Mis aastal see Regio sündis, on sul meeles? Ma arvan, kas 89. Aha, nii et see oli sinna samma. See oli, muide, Regio oli perestroika tulemus. Anti võimalus teha väike ettevõtlust ja mina sain vist 5. Regio väike ettevõtjana registreeritud ehituskomitee siis loaga. Ja see oli siis, ei olnud plaani, sa võisid niimoodi teha ettevõtet, ei olnud plaani. Lihtsalt maksid maksud ära ja kogu luu. Ja. Et eks see registreerimine ja kõik oli ka hoopis teisiti kui täna, aga sellel me ei jõua vist peatuda, aga igal juhul oli see põnev aeg. Nii, aga Regio ja tõesti kaardid ja inimesed tahtsid neid ja neid ei olnud ja mis te siis seal ära tegite? Vaata, Jüril olid oskused, et kuidas seda teha. Ta oli õpetanud ülikoolis, aga ta ei olnud kunagi õieti ise saanud korraliku kaardi teha. Jah, plaane oli teinud ja mingid väikse mastaabilisi asju, aga siis oli mõte, et nüüd me teeme kaardifirma. Nii et Regio oli kaardifirma tookord paberkaardil. Täna on, eks ole, Regio hoopis teine ja juba, ütleme, 90-ndatel oli digitaalsed ja et mõte, mis kaardi teha. Aga siis oli veel see aeg, kui kõik kaardid tuli koos kõlastada Riias. Ja Riias oli siuke organisatsioon, Glavne upravleni geodeesi kartograafi, mul ei lähe see kunagi meelest ära, ja seal oli üks kindralmajor, kes siis vaatas kõik materjalid üle ja sealt siis löödi tempel peale. Ja kui me selle kaardiga siis sinna läksime, see võeti vastu ja siis me läksime Jüriga, ma ei tea, mingi 6 aega hiljem või. Ja siis me saime selle kaardi tagasi. No see kaart nägi üsna hale välja. Ei olnud lennuvälja Pärnus ega mitte midagi, kõik oli maha kistud. Ja me olime õnnetud,
et noh, mis me sellist kaarti siis välja anname, et ta on ikka kehvakene ja siis seal vaidlesime, aga no mis sa seal väga vaidled, jõu vastu ei olnud väga võimalik, aga me olime teinud ühe asja, mis on võib-olla Eesti ajaloos päris huvitav, et esimese kaardi peal on Eesti vana piir ja see ilmus nõukogude ajal. Eesti 20 aastate piir. Ja me tegime niimoodi, et me panime täpidega selle piiri. Ja siis see sama kindral major, noh, eks tal kolleegid vaatasid seda väga tähelepanelikult ja ta küsis meie käest, et aga mis täpid siin peal on? Ja ma mäletan, et kas oli Jüri või mina, aga igal juhul me rääkisime, et kärbsed käivad ringi. Nii et esimene kaart on Eesti Vabariigi piiridega 2000. Kas see on täna rariteet see kaart või sai seda ikka välja antud ka? Oi, me andsime seda nii palju välja, et ei, rariteet ta ei ole, aga jah, mõte ja võib-olla regioajast veel, et kui noh, me räägime, et kas Eesti piir peaks olema fikseeritud, eks ole, Venemaa lepinguga uuesti või on 20 aasta, eks ole, leping, siis ma arvan, et jah, Välisministeerium Eestis sai regio kaardide pärast minu teada 3 korda noodi, et ei tohi olla vanu piire peal. Aga need noodid tulid ikka juba siis, kui Eesti Vabariik oli olemas? Ja, ja ma mäletan, et me ühe korra istusime Välisministeeriumis aga nad võtsid ka seda naljaga, nii et ega see väga tõsine ei olnud, aga meid kutsiti välja ja ütles jälle, te olete siis niimoodi noh, siuke hakkama saanud. Ja me lubasime ühte asja. Me lubasime Jüriga ühte asja, nimelt, et kui Eesti Vabariik sõlmib Vene Föderatsiooniga piirilepingu, siis regio kutsub kõik oma atlased, mida ta on välja andnud tagasi. Ja me Jüri Jaagomäega istume ministeeriumis ja tõmbame kõik need lehed, kus on peal Eesti Vabariigi vana piir, tõmbame need lehed isiklikult välja. Õnneks ei ole siiamaani seda juhtunud. Nii, aga lähme siit nüüd tempokalt edasi, kui sul on veel mõni kepsakas lugu sellest ajast, siis praegust on see koht, aga ma liiguks ikkagi sinna geomeedia poole või mis sinna vahele veel jäi, enne kui me täna ju tunneme sind kui geomeedia, ütleme, noh, kui ma räägin Rivo Noorkõiv, siis ma saadan Geomeedia OÜ, et kuidas teekord sinna poole liikus, kus sa vahepeal jõudsid veel olla? Ja maaelu uurida. Ahaa, ja siia vahele ju tuleb, kohe küsin juurde, millal siis hakkas koostööga kodukandiga, kui sa rääkisid regioga? Nii. Ma olen väga tänulik oma elus ühele inimesele, kelle nimi on Marju Lauristin. Mina ei teagi, me oleme küll arutanud, aga enam keegi mäleta, miks see nii juhtus, aga igal juhul tema kutsus mind ministeeriumisse ja see oli siis Sotsiaalministeerium, nii et mina olin ministri nõunik. Ja see aasta oli umbes, siis kui Marju Lauristin oli... Noh, kui Eesti Vabariik tuli Laari valitsuse aja esimene sotsiaalminister. Ja. Kaua ta jõudis olla? Tundub, et nagu terve igavik, aga ja see oli umbes 2 aastat. Jah, et kuna Laari valitsus läks laiali, eks ole. Aga see oli nagu selles mõttes, et ööse lugesime, päeval tegime, et kuidas ehitada üles riiki ja see on olnud minu jaoks ka uskumatult äge kogemus, kuidas sa näed, kuidas asjad järsku hakkavad tekkima, kuidas inimesed tahavad teha, milline entusiasm on ühtepidi, kuidas teadmised tulevad, kuidas need kasvavad, kuidas struktuurid tekivad. Nii et selles mõttes võib-olla siis nüüd maaeluga seoses, et ju ütleme ministeerium, mis tegeles inimesega. Aga nüüd nõukogude ajal oli ta kõik tükeldatud. Keegi tegeles tööga, keegi tegeles tervishoiuga, keegi tegeles sotsiaalkaitsega ja nüüd kuidas seda kõike kokku panna. Ja see oli päris äge, et siuke ühe ööga lasti lahti terve hunnik eelmisi ministreid ja aseministreid ja tehakse uus struktuur. Nii et see oli sealt siis selline sotsiaalne vaade asjadele ja noh, kui mõelda selle peale, et kui vaene aeg oli. Ma mäletan ühte ööd, kui ei ole pensioniraha praktiliselt mitte midagi. Ja on teada, et akna alla tulevad inimesed.
sest teil on vaja süüa. Ja siis tuleb mul sellega meelde, et enne lõunat tuli raamatupidaja, kes ütles, et meil on nii palju raha, kust tuli, miks tuli, ei tea, keegi ei tea. Aga meil on raha, et maksta välja pensionid. Tagantjärgi, ma arvan, sa tabad ära, kust see raha tuli. Et see on see kuulus rublamüük ja kroonile üleminek. Ja see on ka nüüd kahtlemata periood, kus võiks veel pikalt rääkida, aga me saame siit ka ikkagi jällegi edasi liikuda nende plaanide juurde, mida sa siis tookord tegid. Ütleme nii, et ühel hetkel sai see etapp ka otsa, et oli veel mõne ministri nõunik olema veel olnud. Kui mitme ministri? Ma ei tea, ma arvan 3 või. Ja need nõuanded on olnud siis mis valdkonnas? Ikkagi ütleme strateegiline planeerimine, juhtimine. Strateegiline planeerimine, juhtimine. Ja kogu aeg on sul nagu laual olnud siis terve Eesti? Kogu aeg on laual olnud terve Eesti ja ütleme, et mis mind nagu huvitas ja vaata jälle, eks ole, sellest ajaloost oli siis see tööjõu teema ja kogu selline töötamine kui selline. Ja siis me tegime esimese tööjõu-uuringu Eesti Vabariigis. 10 400 intervjuud, umbes 2 tundi iga inimesega. Nii et Eestis on selline unikaalne andmebaas, üleminek ja me saime selle töö eest OSCD-lt mingi auhinna isegi, et keegi on üleminekut niimoodi dateerinud. Ehk siis mõte sellest, et meil oli rahvaloendus, kuidas 1989. aasta rahvaloendusest võt seda töö, karjääri ja kogu seda asja edasi nagu vaadata. Ja siis oli selline uuring, nii et ma olin selle tööjõu-uuringu nõukogu esimees, siis kui ma tulin ministeeriumist ära, sest ma saan aru, et kuidagi nagu läks mulle see liiaks, see avaliku sektori. Kaua seda ministeeriumite aega on siis niimoodi laias lastus? Ütleme, natuke rohkem, ütleme 3 aastat julgelt, aga siis ma olin veel Statistikaametis ka natukene ja siis ma tegin oma firma ja siis ma sain aru, et ühesõnaga see aeg on möödas, et ma tahaks ikkagi midagi teha ja sealt tulid siis need uuringud juba omavalitsuste arengukavade tegemine, strateegiline planeerimine ja sealt tuli ka see külade arengukava ja mõned siis juhendmaterjalid näiteks, kuidas teha omavalitsuse arengukava, siis küla arengukavasid, ma arvan, on vist 2 juhendit tehtud. Kuidas see külade arengukava nagu idee ja see tuli, ma tean, et Kodukant seda propageeris, aga kas ta tuli ka kuskilt ülevalt alla või ta tuli alt üles, kes seal taga on, kui palju sa sellest nagu perioodist mäletad? Ma arvan, et see oli ikkagi alt ülesse, et olid tublid külaliikujad ja see Rootsist hakkas see mõte nagu idanema. Sa olid ise ka Kodukandi nagu selle algusaastate juures tegija? Ma arvan, ma olin, et ma ei tea, kui palju ma organisatsiooni üles ehitasin, aga ütleme niimoodi, et terve rida koolitusi nendele inimestele on küll minu käe alt tulnud ja mõned süsteemid, mis on alles jäänud, mul on jube hea meel, et need on alles jäänud tänu nendele inimestele. Inimesed vahetuvad, aga see mõte on nagu olnud õige. Nii et see alt üles kogukondlik lähenemine, et see on mulle kogu aeg nagu inspireerinud ja siis sai tehtud neid metoodilisi materjali, koolitusi ja inimesed ise tegid arengukavasid, et kuidagi see mõte oli ka niimoodi, et vaata, osa omavalitsuse juhte arvasid, et me korraldame nagu keskelt seda ise ära. Aga osa juhte arvas, et detsentraliseerimine on nagu õigem tee, et las inimesed ise teevad. Ja mina olen seda meelt, et ma toetan seda teist varianti, et inimesed teevad mitte lolli otsuseid.
eriti kui sa oled kodukohas. Jaa, sest ma mäletan väga hästi ju ütleme neid 80ndate asju, sest kodanike ühiskond ju tuli ka nii-öelda põrandalt välja ja tohutult, mis kõik ära ei taastatud. Muinsuskaitse seltsi liikumine, eks ole, looduskaitsed, igasugused naisklubid, meesklubid, noorteklubid, kõik otsiti nii-öelda arhiividest välja ja need olid nagu lugematu arv, ma ei mäleta mitmesse ma ise tookord jõudsin astuda ja see olid ikka neid numbreid praegust tundub nagu ebareaalne, eks et muinsuskaitse, ma ei tea vist Eestist, kõik eestikeelsed kuulusid kuskile muinsuskaitseühingusse ja nii edasi, nii et eks ta seda. Aga ma küsin siia juurde seda, sa ütlesid, et Rootsist tuli sellel perioodil, sa ise oma selles arengus ja nendes, sa ütlesid, et raamatud tulid ja nii edasi. Kui palju käis välisõpetajaid või ütleme, kust need abi ja suunad tulid ja kas sa ise ka juba välisprojektides või välisuuringutes osalesid? Ütleme, et ma mäletan mõningaid inimesi, mitte nimesid, aga nad pidasid siin loenguid, käisid ringi ja võtta siis hakati tegema ka riigi poolt, siis oli Siseministeerium oli tookord. Kogu see teema oli Siseministeeriumis, mis puudutab siis omavalitsuse teemat. Ja sealt kaudu tulid ka, näiteks Jaak Maandi tuli. Inimene, kes oli siis väliseestlane, tuli ministeeriumisse ja oli nõustanud Lesotos regionaalarengut. See oli, seuke inimene on meile tulnud. Et sealt tulid ka terve rida selliseid arusaamasid, et riik ei pea kõike tegema. Ja ilmselt ikkagi see koostöö ja teatud inimeste entusiasm ja kes tahtsid kuulata ja teha. Ja vaata osa omavalitsusi, nagu ma ütlesin, et hakkas seda ka nagu tunnustama. Et sul on omavalitsuse arengukava, sa oled seal midagi tahtnud, me anname sulle eelarvest mingi raha. Et sellise initsiatiivi toetamine, aga need olid väga erinevad ja ma arvan, et viimane üks ikka huvitav töö, mida ma 2016 tegin, et kuidas on organiseerunud külaliikumine. Ja vaata siis tuli see külavanem. Külavanem oli tähtis, see oli tulnud, eks ole, 20. aastatest, kui oli külavanemad ja sellised Eestis külavanema märki ei jõutud välja anda. Kahjuks 39. aastal enne tuli seda peale, aga oli ka juba olemas külavanema märgi kujund. Aha. Ja seda mäletati ja inimesed tahtsid saada külavanemaks. Ja siis oli niimoodi, et see 2016. aasta töö tegelikult dateerib ära viimasena, kuidas see kogukonna liikumine välja nägi. Ja siis tulid MTÜ'd, kuna, kuidas sa raha annad, siis oli vaja MTÜ'd ja siis nüüd, eks ole, see viimane nagu sats oli siis selline, et ma ei taha üksinda vastutada, et teeme ikka kollektiivset vastutamist ja jagame tööd ja et see on ka ajas muutunud, et ka täna on meil külavanemad olemas, on ka külavanemad märgid ja nii edasi, et ma olen neid kogunud ja püüdnud aru saada, kuidas see olisi käis. Aga pigem on nagu läinud siis selle poole, et meil on MTÜ'd. Et neid enam väga palju ei ole. Tookord ma mäletan, et vist külavanemaid oli Pärnumaal vist 3, aga Saaremaal oli üle 200 ja 260. Küla oli kaetud, eks ole, vanematega, nii et see on ka erinev selline ideoloogia olnud ja see ideoloogia suuresti, kuidas seda tehakse, peegeldas ka tol ajal kohalikul võimuolijate arusaama. Et kas ma rohkem, eks ole, palga eest või inimesed ise teevad. Ja selles mõttes on minu meelest anna inimestele raha kätte, ütle, lepime kokku, mis on vaja ära teha ja ma arvan, nad teevad seda, kui see on õige asi. Nii,
Nii, me jõudsime otsapidi juba, me lähme siit sükse parajate hüpetega, aga meie aeg on ka üsna armutu olnud sinna geomeedia juures. Mis sa sellest geomeedia, ütleme veel, külavanematest oli juttu natukene, aga need olulisemad uuringud, niisugused põhjavanevad, kus sa veel oled osalenud ja võib-olla koos hinnangutega, mis sealt on edasi läinud ja mis sealt on kahjuks nii-öelda jäänud paraku sinu ettepanekute tasandile? Ma ei tea, ma ei julgen vist nii öelda, et võib-olla kõlab natuke õõvastavalt, aga mul on olnud visioon, et Eesti küla peab elama. Mul on siiamaani see visioon. Nüüd reaalsus on pigem läinud kaugemale. Ja ühelt poolt me peame aru andma, et need on teatud ülemaailmsed protsessid, linnastumine. Nüüd, kui me täna vaatame Eestis, me räägime valglinnastumisest, tagasilinnastumisest. Et neid asju ma olen uurinud ja nüüd, mis on päris huvitav, et siin Tartu Ülikooli kolleegidega sellel kevadel on siis ka tulnud Eesti regionaalarengusssenaariumid ja ütleme, et see nägemus, kui mul oli kogu aeg niimoodi, et proovime hoida keskusi. Need on siis ennekõike maakonnakeskused, aga ka kohalikud väiksed linnad ja proovime hoida asustussüsteemi. Siis selle viimases töös me enam ei räägi 15, vaid räägime 10. Et tegelikult, kui me räägime rahvastiku vähenemisest, majanduse kontsentreerimisest, siis me näeme kogu aeg, kuhu see on liikunud. Ja kui niimoodi edasi tehakse Eesti Vabariigis, siis me hakkame rääkima linnriik Tallinn või linnriik Eesti. Ja mida see tähendab, kui keegi tahab sellest aru saada, ja minu meelest võiks sellest aru saada, vaadake, mis on Lätis juhtunud. Läti on veel hullem linnriik kui Eesti. Et meie jaoks on olnud oluline, et Tartu peab. Et kui me vaatame, on teatud trendid, mille vastu väga ei saa, aga me saame väikseid asju muuta. Ma ei arva, et on ühte suurt, aga näiteks ma toon ühe asja. Kui me tahaksime, et meie rahvastik taastoodaks rohkem kui täna. Ma ei taha seda numbrit nimetada, sest inimeste valikud, ja mina ei ütle, millised valikud peaks olema, aga kui me tahame seda saada, siis on niimoodi, et maal sündimus on oluliselt kõrgem kui linnas. Tallinna linn isegi oma noorusele ja vaatamata, kus ta on kokku kogunud noored, ei taastooda ennast. Ehk siis mõte seda, et inimesed peaksid saama olla rohkem sellises keskkonnas, mis neile meeldib, kus on lastel hea kasvada, ja see on maal. See on vaieldamatu. Ja nüüd, eks ole, kuidas siis linnast inimesi maale saada? See on minu meelest see teema. Ja esimene on see, et aga need, kes on maalt ära tulnud, nendega peaks kõige rohkem tegelema, et ehk tagasi rännet saada. Aga see, ütleme jämedalt, see oleks umbes 100 000 inimest. Ja nüüd teine, kui me tahame rikkaks saada, siis on kontsentreerumine. Siis on Tallinna linnastus, on majanduslikult palju mõistlikum toimetada kui näiteks Ääremaal. Ehk need on 2 sellist poliitikat. Nüüd selle sisu taga on see, et me peame 2 kohas ehitama betoonist asju. Ühes kohas lammutama, siis, eks ole, öeldaks nüüd kestlik kahanemine, mis on minu meelest ikkagi selged järgi andmine, võib-olla oleks tark kahanemine, eks ole, ja kestlik ka, aga seal me peame siis ehitama väiksemaid maju, osa maha lammutama, läbi mõtlema, kuidas teha monofunktsionaalseid külakeskusi, aga igal juhul see on seotud ka ehitusega. Ja teiselt poolt meil on Tallinn, Tartu linnastu, Pärnu, Ida-Virumaa veel, kus me peame siis näiteks Tallinnas juurde ehitama. Kui Ida-Virumaal ka on vaja maha lasta maju ja Valgas maha lasta maju, eks ole, siis Tallinnas me peame neid juurde ehitama. Meil läheb tohutult palju ühiskondlikku rikkust betooni. Ja tänu sellele, et me ei suuda sotsiaalseid protsesse juhtida. Ehk on suured lained.
Ja minu vaade on praegu see, kuhu me oleme siis välja jõudnud, et kui me mõtleme, et 9000 last, sellest umbes pool on Harjumaal. Ja nüüd, kui te panete omavalitsuse peale, siis te saate aru, et mõnes omavalitsuses me räägime 10 lastest ainult. Ja minu väide on see, et me peame selle väga hoolikalt läbi mõtlema, et kui täna võib-olla 5 koolist targa toimetamisega päästaks 3, siis kui me midagi ei tee, ja ma vaatasin ka mõningaid omavalitsuste koalitsioonilepped, nüüd nimetaks koostöölepeteks neid, kõik jääb samaks. Aga kuidas sa jätad asju samaks, kui sa ei lähe kaasa teatud protsessidega ja üks on nendest rahvastik? Ehk siis siin on need terve rida küsimusi, mida minu arvates peaks väga tõsiselt Eesti riigis rääkima, aga see eeldaks ühte asja, et meie ministeeriumid peaksid vaatama koostööd. Ehk regionaalpoliitika on horisontaalne ministeeriumite ja kõigi ülejäänud asjaosaliste koostöö. Nüüd, kui me vaatan ministeeriumite programme, siis ma ütleks, et ühe sellise lause, et need on kohapimedad. Me ei tunnista regionaalseid erinevusi. Sest ma arvan, et meil on väike riik, aga me teame, et need regionaalsed erinevused olemas ja kui sa nüüd hakkad mõtlema seda, et mis on selle taga on kultuur. Ja kui me kultuuri ära kaotame, siis ei ole enam mingit asja mõtet, siis me võime millist riiki pidada, siis ei ole see enam tähtis, aga kui eesti keel, kultuur ja vaata see on see, kus neid asju hoitakse, mis tähendab seda, et kui me tahame olla rikas kultuuriliselt, siis peab kõik Eesti elama. Teistmoodi ei ole võimalik. Võib-olla ma siia lõppu küsiksin veel sellist, et mis oleks seda koostööd, et kuna see koostöö ja võrgustumine on ju ka meie maaelu võrgustiku teema, et millised ministeeriumid peaksid võib-olla istuma mingil tasandil koos, ma ei tea, igakuiselt või vähemalt vaatama, et mis on see, või mis on see, ütleme, see miinimum, mida võiks teha, sest see, et igaüks või siis ma küsin ka juurde niimoodi, et nüüd on tulevikuplaanid, kus natukene tahetakse seda kaartipakki kokku segada ja teha rohkem sellist kõikehaaravat fondi. Kas sa näed mingisugust lootust või paar sellist kiiret mõtet sinu poolt, mida ei tohiks ära unustada, kui seda tehakse? No vaata, mina olen seda meelt, et Riigikogu juures võiks olla üks tõsine komisjon, mis vaatab Eesti tulevikku. Ja ma olen nüüd vist 3 aastat rääkinud, et teeme Eesti omavalitsuse tulevikuvisiooni. Ministeerium läks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega Riigikokku. Esimene Riigikogu isegi ei lugenud seda. Teine koosseis loeb seda sama ja ei ole veel vastu võetud mitte ühtegi parandust. Ja kui sa sealt loed, sa ei loe mitte midagi uut. Minu jaoks on vaja uut visiooni. Kuidas me maaelu, mis on ka omavalitsused, ehk kui me vaatame ajaloost, omavalitsuste roll on Eesti iseseisvusel niivõrd tähtis olnud. Jah, me peame aru saama, et see on muutunud. See on hoopis teistmoodi, inimesed liiguvad teistmoodi, arusaamad ja väärtushinnangud on teistmoodi. Aga mõtlestame selle läbi. Võt seda komisjoni ei ole. Kas komisjon päästab vaevalt, aga siis teeme teatud proove ehk katseprojekte. Mida neid ka teha? Mida mitte midagi teha? Me tahame ainult, eks ole, hangunud olla täna juba, aga me võiks ju proovida midagi. Ja nüüd see sama regionaalne arenguleppe ei oska muud teha. Et proovime siis regionaalsed arengulepet. Nüüd on terve aasta aega ministeerium lihtsalt seisnud kõik. Aga ma olen kutsunud ise inimesi, et teeme midagi ja mul on nende eest piinlik. Okei, kõik ei tule välja ja võib-olla kõik ei peagi välja tulema. Aga iseenesest see vajaks sellist selget visiooni ja nüüd ütleme, et see visiooni paber Eestis täna on mis asi? Eesti 2035. Kuna tehti enne
kõiki neid suuri sündmusi, mis meid tegelikult täna väga tõsiselt mõjutavad. Ehk me ei ole ju arvanud niimoodi, et me oleme Euroopa ääremaal. Idapiir on täiesti kinni. Õnneks Soome astus NATOsse ja nüüd on natukene soomlastega, saame rohkem asju ajada. Aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et kuidas tulla toime muutuvas maailmas, aga ma olen seda meelt, et mingi pilt peaks olema tulevikust. Ehk nii nagu mõned ütlevad, et kui sa purjetad ja sa ei tea, kus su kodusadam on, siis iga tuul on pärituul. Aga mulle tundub, et iga tuul ei ole pärituul. Rivo, ma väga tänan sind, et sa leidsid selle aja ja me tegime selle vestluse. Meie aeg on otsa saanud, sinuga võiks teha pikki seeriaid ja rääkida need üksipulgi veel läbi. Ma soovin sulle veel palju huvitavaid uuringuid ja seda, et sa saad oma sõna veel kaasa rääkida selles teises ja kolmandas asjas ja võib-olla räägime maaelu juttudest sinuga veel edaspidigi. Aitäh kutsumast! Aitäh tulemast! Järgmised maaelu jutud juba järgmistel teemadel. Aitäh kuulamast ja vaatamast!